no nii, kas te poisid olete valmis? Kahjuks küll, jah. No, ma olen valmis, jah. No super. No nii, tere kallid kuulajad ja vaatajad. Käes on jälle aeg, kus on Kelder podcast on the air. On the air, jah. On the hair. Ja tegelikkuses kuskil keldris. Te kuulate 4. episoodi. Täna meil külalist ei ole. Täna me siis... Täna oleme meie külalised. Täpselt, täna oleme meie külalised ja meie siis mõtlesime, et me ikkagist peame oma sõna ja laseme teile siin nüüd jooksvalt varsti meie siis nii-öelda esimesi teoseid, et kuna ajastu on sinnamaani läinud, siis või noh, aega on nii palju mööda läinud sellest ajast, siis kahjuks hetkeseisuga ma ei saa teile oma kõige esimesi asju lasta, kaasa arvatud Hans ei saa, aga suht värskeid asju siiski, kui me veel suht algajad olime. Aga Maidul, üllatus, tema on nagu meie eelmine külaline Fredi Lond, tal on daatumi peale olemas failid, millal ta need tegi, kuidas ta need tegi ja ma arvan, et juttu tuleb päris palju või päris huvitavat nende teoste kõrvale. Nii, aga ma ei teagi, selles mõttes, et poisid, mis te arvate, et meil on hetkel selline mõnus vaba õhkkond siin, et tahate millestki alguses vestelda või lähme kohe asjasse sisse, et... Vestelda, podcasti? Jaa. Päriselt? Jaa. Tegelikult ei taha. Ei taha üldse, pinge on peal, nõme mingi pühapäevane päev siin täna. Täna on jumala päev, ma pean palvetama. Jaa, eile oli päev, kus sa midagi oleks toodnud teha. No sõltub, mis usku sa oled, eks ole, vaata. Ma olen enda usku. Sa oled enda usku, aine? Ma mõtlen ise hilles. Jaa, no selge. Kerge skisofreenia käib pühapäeva juurde. Jaa, siin väike remark Maidule ka, et kui oleks võimalik, või noh, ma võtan ise, meil on, Mait koostas meile siin ka mingi huvitavaid küsimusi, mis siin läbi segime. Ja ma olen küsimuste autor. Jah, küsimuste autor, et seal tuleb paar või päris mitmeid põnevaid küsimusi ja ma mõtlengi nüüd seda, et kuna täna on meil selline veits vabam formaat, siis ongi nüüd täpselt sedasi, et ma pean need ise ka telefonist lahti võtma, et me ei printinud neid välja. Mul on läpakas lahtise. On läpakas lahtise, okei, need võt poisid. Ma võin ette lugeda. Ilmekal toonil. Ilmekal toonil, jah. Et... Aga alustame siis äkki koheselt, ma arvan, et Maidul on selles mõttes nagu põnev oleks kuulata. Ma tahaks ka kohe, mis on pikka juttu, kuulame koheselt, nii kaua kui ma ütlesin faile, Maidu ühe esimestest teostest ja Maidul, kas Mait tahab mainida, millist me nagu kuulame? No eks ta on praegu seal algse nime all ka, et projekt siis vaata on võtta sealt niisama. Projekt niisama? Ongi, jah, ühe sõnaga. Niisama on valitud, ma vaatan, kas ma ikka rautisin õigesti ja on õigesti rauditud ja... Ja väike kommentaar, et see ongi nagu mingi täpsemini siis 2005 ja no kuupäevaliselt mingi suvekanti vist selline päris esimene selline teos. Okei, päris huvitav. Ja ennem kui Ants selle tööle paneb, mulle nagu pakub huvi, et okei, meil on, sa oled hetkel siis, oota ma nüüd, kas sa oled veel 29? Minu meelest tuleb kohe sünnipäev. Kuule, täna meil mingisugune juba, ütleme 6 aja pärast selline... 6 aja pärast oled 30? Vähem kui 6 aja pärast. Oled 30? Tuleb juubel. Tuleb juubel. See soovige Maidule palju õnne kindlasti. Et see tähendab siis seda, et 2005, eks ole, 15, 16, 18 aastat tagasi. No, jah. 11 või? Kas ma arvutan valesti või? 12 või? Või midagi sinna kanti. 11, 12 ma olen ise, ma ei ole nagu täpselt niimoodi arvutanud, aga kui ma olen nagu mõnikord läinud sinna ajas taga, siis jah, võib-olla tõesti 12, 13. Ja 12, 13 sinna kanti. Ja sellepärast sealt nagu juba 14, 15, sealt ma hakkasin nagu juba nagu... Noh, ma olin päris sees seal ja hakkasin järjest seal, et... No ja vaata ilmselgelt, kui vaata tulles esimese podcast juurde tagasi, siis vaata sul ju vanem vend oli kõvasti elektroonika muusikas hästi kõvasti sees, et pole ime, et sa seal 11-12 aastaselt juba nagu kütad elektroonilist muusikat, et see on... Mind juba huvitab, ma tahaks kuulata. No selge, aga paneme peale, niisama. Okei, 1, 2, 3, ma loodan, et kõik läheb hästi. Ei, praegu on jama. Ta on liiga aeglaselt. Ühesõnaga...
tempoga on midagi väga valesti, et ta praegu nagu ütleme slow motion praegu. Aegluubis ütleme nii. Midagi on küll väga valesti, jah. Aga ma ei tea, mis. Et muudame Kelder podcasti nime Bleep podcast. Oota ma korra, ma lasen midagi enda, ma vaatan, kas mul on kõik paigas. Ma ei saa aru, mis toimub. Mul on paigas. Asi on failis. See on MP3. Okay. Ja. Midagi on failis. Lükka frutti kinni, võtta MP3 lahti üldse. Kas sul helikaart laseb seda või? Samal ajal, kui me salestame. Komplikatsioonid. Teate, mis me teeme või? Post-production, see tähendab seda, et me nüüd teeme sedasi, et me pane lihtsalt fruiti alla. Ma loodan, et sul nüüd midagi perse ei lähe. Ma saan nüüd vavvinada lahti võtta ja me saame kuulata. Ja siis me paneme selle loo lihtsalt videotöötlusprogrammis siis nii-öelda taha korraks. Me paneme taha. Ja, et te saate kuulata seda. Okei, ma panen tööle, vaatan, mis juhtub ja siis midagi juhtub. Või siis Maidu mälu on 18-aastasega muutunud täiesti. Aga seal on mingi kurat tempo värk. No selge. Nagu ma ütlesin, longake meiega kaasa, et andke andeks. 1, 2, 3 ja läheb. See on huvitav. Nii. Huvitav, väga huvitav. Ma ei osanud isegi 11 aastaselt. Ja no asi... Ja kaotasime vaatajaid või kuulajaid. Ei, tegelikult või võitsime juurde. Võitsime juurde. Ja pigem jah. Et no see oli projekt niisama, eks ole, nagu ma aru sain. No see oligi vaata, selle järgi tuligi vaata. Aga mul tekkis küsimus, et kui sa äkki kas mäletad, et kus kohast see nagu influence tuli või nagu... Miks just seda kanti asja, et miks mitte räppi, hip-hopi, rocki, et kust sul nagu see 12-aastane poiss seda nagu energiat ammutas või seda inspiratsiooni? No sa mõtled nagu elektrooniline muusika. Ja just ja siuke kanti asi. Ma arvan, et lähim näide on seal, vaata, et kui sa ütleme seal teisest toast, vaata, tuleb selline Küte. Prodigy, Chemical Brothers, Orbital, sellised trackid. Või üldse muusika, seal süngem pool isegi, metal ja... No üldiselt ikkagi... Kes Maidu venda tunneb, ma saan aru. Elektrooniline looming. Siis ongi niimoodi, et eks sa ise ka kuidagi nagu oled seal keskkonnas nagu nii palju sees, et no ütleme muusikat juba kuulad niisama on ja palju ja eks sealt kuskilt ongi niimoodi see, et küsid nagu konkreetselt, pöördud siis nagu venna poole ja küsid, et aga no ongi, et kuidas sa teed. Ja põhimõtteliselt nagu mini-intervju, sul oli see võimalus olemas nii-öelda, et esitada temalt küsimusi, mida tavainimene ei saa, eks ole, ja sealt sa saidki selle energia, sealt sa said selle hingamise ja sealt see tuli, ma täitsa mõistan. Käes on nüüd, ma arvan, selline aeg, kus Ants valib välja nüüd enda ühe teostest ja Heldur on täna siis operaator Kõps ja Ants vahel ka, et kuna me siis täna kolmekesi asja ajame ja meil need asjad ikka veel on siin nii ja naa, ja kaameramees ilma palgata ei olnud nõus tööle tulema, siis täpselt, et siis mina kaon korraks kaadrist ja tulen tagasi, aga ärge ennem lugu käima pange, vaid pigem Ants tutvusta. Tutvustan. Kahju, et ma sellest loost väga palju ei mäleta. Selle ma leidsin oma läpakast. Ma ei tea isegi kuupäeva või aastat, millal see tehtud on, aga see on tehtud, 8.08 on puudu, aga ta kõlab päris huvitavalt, nii et selle võib-olla isegi kannatab nagu sampliteks teha ja lihtsalt publikule nagu sööta.
jah, oska ära ja tehke lõpuni valmis ja siis ja kuulete, vahet ei ole, et Mait või Ants seal mingi 12-11 aastaselt midagi tegid, et no eks ongi, kui korda läheb ja siis teeme jupideks ja seal on kõva sample sees, aga seal on lihtsalt bass puudu, aga jah nüüd ma lasen seda FL-ist ja ma loodan, et mul endal ei ole BPM-iga mingit issue't. No ma tulen. Sa tuled jah? Oda, ja nii. Okei, oled valmis? Eldur on tagasi, jõu, ma kuulan. Nii, ja 1 ja 2 ja 3 ja nüüd ma vajutasin play. Klassika. Siin hip-hopi poisid kindlasti erutasid. See on üliäge. Ma ei teagi. Ma siia ei panekski 808, et noh, et tõepoolest see, ma võiks öelda, et selle võtaks käsile selle loo täitsa. No esimene küsimus oleks see, et vaata, kui tõesti see on nagu originaalis klaveriga sisse mängitud ja esimene teos, võt siis on juba see, et Ants nagu peidab siin ennast, et nagu, kes on nagu päris muusik kunagi nagu olnud. See on minu mängitud, ma niimoodi ilusti mängin tegelikult. Kui keegi ei vaata, mul on perfektne lihtsalt Mozart. See keyboard kätne. Et lihtsalt praegu on nagu, kõrval inimesed on, vaata, kes on elektroonilise peale nagu ümber suunanud, aga originaallooming on hoopis midagi muud. Ei, ma mõistan. Ei, aga üli vägev, et selles mõttes, et mul tekkis üks spontaanne mõte, et ma ei tea, kas see kõlab hästi, aga ma ei tea, kas ma seda valmis teen, et võib-olla võiks selle lihtsalt nagu samplitena või stemmidena lihtsalt välja sööta ja vaadata, kas äkki keegi teeb sellest midagi. No kindlasti, selles mõttes okei, mis sa saad teha veel, kui sa viitsid, et lükkad, teed kikki, nagu sa ütlesid, 808 on puudu, aga lihtsalt võib-olla kikk veits mahlasemaks, et seal oleks mingisugune vibe. Sest et ma olen suht kindel, et keegi ka kuulajatest, eks ole, tegelikult saaks seda samplit väga flippida. Et siin nüüd, poisid, ma tean mõningad poisid siin, kes kuulavad meie podcasti. Kui teil pakub huvi, mis iganes asi siin, siis andke meile teada kommentaaridesse, ükskõik kuhu. YouTube tõenäoliselt oleks kõige vägevam koht, et siis näevad ka teised kuulajad, mis toimus. Et ei ole kõik kaadri taga. Ja tulge välja mingisuguse flipiga, et kui keegi tahab midagi flippida, siis flippige. Pluss mul tuli mõte, millest ma räägin koheselt siin nüüd. Nagu esimene podcast, siis ma arvan, et traditsiooniks on hakanud saama selline asi, kus me genereerime jooksvalt ideid ja siin tekkis mul mõte, kus me võiks järgmine podcast, kui me oleme kolmekesi, et me kõik kolm toodame ühe sampli, mis meie kuulajad peavad siis ümber tegema, ükskõik milleks. Ja see läheb käiku, kallid kuulajad ja vaatajad, sel juhul, kui me saame tõesti igale samplile vähemalt ühe remixi. See võib olla üks sama inimene ka, selles mõttes, et me saame aru sellest, et meil ei ole siin praegu hetkel sadades tuhandetes kuulajaid ja neid produtsente on vähe, aga üliäge oleks teiega kõigiga koos nii-öelda siis nagu interaktiivselt midagi sellist teha. Et ma panen selle täitsa selle mõtte kirja, või ma peagi panema, vaid just. See on juba kirjas. See on kirjas juba. Koostöö kuulajatega. Jaa, vägev, see oleks üliäge kontseptsioon. Aga Ants, kui sa seda tegid? Täpselt sama küsimus sulle, et miks just nüüd siis hip-hop või et mis on sinu nagu, kust sa tuled siis nii-öelda, et mis nurga pealt? Selles suhtes, et minu algne motivatsioon või tahe ei olnud üldse nagu muusikat produtseerida. Minu tahe oli nagu laulda või olla nagu see vokalist, ütleme niimoodi. Või kas või räppar, vahetele. Et see on minu jaoks suht sama asi, et see on kõik nii-öelda vokaal art. Võtame niimoodi. Et
et kuna netis liigub kõige rohkem informatsiooni hip-hopi tegemise kohta, siis nagu sealt sain, sinna poole kaldusin mina sellel põhjusel, et mul oli informatsiooni, mille põhjal nagu ehitada oma oskusi üles. See on päris huvitav, et kui ma peatan sind, aga ma lisaks siia juurde ka seda, et tõenäoliselt meie generatsioon ja paljud meie vanused teavad seda, et ja on ka natuke nooremad ja vanemad, aga see selleks, et see ajastu, eks ole, kus Hans oli kindlasti ja ma olen paralleelselt selles ajastus olnud samamoodi, me kõik oleme, oli ju selline, et seda hip-hopi söödetigi väga ette ka, et vaata, see on ju minu teada pikemat aega oli ka ju Eestis see teema, et hip-hop oli selline või räpp kui selline oli ju siuke enam mängitud muusika mõnda aega ja ka maailmas, et kõik, seda oli ju igal pool, et täitsa arusaadav. Ta on nagu maailma üle võtnud hip-hop. Nagu rock kunagi, selles mõttes, et ongi vahetunud. No nii, selge, aga siis ma arvan, et nüüd on käes aeg. Sinu kord. Ja, minu kord, kus siis lasta midagi, mul on ka siin teate, ma teen sükse lükke, ma ütlesin poistele ennem podcasti algust, et mul on nendele üllatus, Mait vist ei kuulnud seda, aga mul on mõlemaga üllatus nagu alati, et mulle meeldib seda asja veits mõnevamalt hoida. Kuna ma ei leidnud siis nagu päris värskeid teoseid, selles mõistes nagu vanu teoseid, et kus ma ei tea, 2 kuud olin muusikat teinud ja siis seda te saate kuulda, kindlasti mitte, sest seda kahjuks ei ole. Aga mul on sellist asja, kus ma seal 2 aastat oli muusikaga tegelenud juba, elektroonilise muusikaga, nii, mitte nüüd sedasi nagu praegu, et non-stop nagu ka ametina või tööna, et pigem niimoodi nädalavahetusti natukene siin ja seal, aga tegemist on siis nagu looga, mis on, või jupiga või ideega, mis on tehtud minu ja Maidu poolt. Okei. Et üks nagu esimesi. Ja ükseid ja Mait tunneb selle ära, ma arvan, kui ta kuulab. See on huvitav, ma teanki, et koos nagu. Ja siin ta nüüd tuleb ja on, et kuulame. Ja, mäletan küll. Ja. Muidugi vokaal on rotitud ja ma ei tea, võib-olla YouTube'is me peame seda pliipima, aga tol ajal ma tahtsimegi nagu teada, kuidas on nagu vokaal naisartistidega koostööd teha ja siis ongi lihtsalt tuleb võtta mingeid näiteid ja nende peal proovida. Keelad välja ja siin siis, las ma mõtlen, see oli, kuidas sellega nüüd oli, kui ma hästi mäletan, siis see oli 2009, et Mait on minust kauem muusikat teinud, et ma olingi seal 2007, hakkasin nagu elektroonilise muusikaga pihta arvutis ja ma panen selle nüüd korraks voit, Kusjuures päris hea on isegi vaata, kui sa räägid ja vaikselt niimoodi mängib, et siis samal ajal ongi nagu sama loo üle nagu arutamine, et see päris hea on tegelikult. Aga ühesõnaga, tulles tagasi selle loo teema peale, siis nimelt Mait siin lasi teost 2005, see teos peaks olema 2009-2008 lõpp ja kus ma nüüd ennem kui Mait meiega siin juttu tegi, mul kadus mõttelõng kahjuks ära, aga pole hullu. Nimelt siis siin nagu Mait ennem mainis, kui me seda lugu kuulasime, siis meil oli tõepoolest siuke hetk elus, kus meil oli vaja naisvokaali. Et me tahtsime nagu eksperimenteerida, et meil on nagu, Maidul ja mul, et käigud või sellised asjad tulid suht ruttu, pigem see mix master ja see tehniline asi, see tuli nagu ajaga ja see tuleb siiamaani meil kõigil. Aga just siuksed, kuna mul ema mängis siis klaverit, meil oli klaver kodus, siis ma täitsa nagu tajusin, kuidas neid käike teha ja Maidul oli nagu sama case ja sealt see nagu ka tuli. Aga lähmegi siit sujuvalt edasi järgmise Maidu teose peale. Mina lähen jälle korraks kaamerate taha ja siis räägime ja kuulame, mis sealt tulla võib.
aga järgmine, oota, kuidas see oli, et seal listis, et järgmine siis teema oli, et lugu ehk... Oodake, ma pean kaamera taha minema kahjuks. Näed, ma võtan selle, võta, siin on nimekiri sinu jaoks, ma lähen ise korraks nüüd ära. Nii. Okei, muidugi. Jaa, siit siis track, mis põhiliselt jah, et kus on selline tõsisem, vähemalt esimese aja kohta selline tõsisem lugu, jah. Okei, ma teen ta siis jälle, ma ei tee teda FL-is siis jälle lahti igaks juhuks, sest võib BPM-iga mingi jama olla, nii et jälle post-production. Kas sa mäletad selle titli nime? Jaa, vaat see kuradi Strange Little Break Girl ja huvitav nimi selline. Ja. Aga tol ajal tulidki sellised lampi või sellised teismoodi ja ega, jah. Oota, mainige mulle ka, et ma tulin tagasi. Mis nimi? Strange Little Break Girl. Päris äge. Ma ei tea, kas see on nagu õieti tolle aegse. Arusaad. Selle aja inglis keel on, et ma ei tea, et lähme traam. Ja, et kui ümber tõlkida on ja, et... Ja, ei, ma usun kindlasti, et... Okei. Ja ma vajutan nüüd play. Davai. Yeah! Andrus, aitäh sulle, et sa Prodigit teisel pool seina kõlasid vaata. Kuld. Ma tean vendi, kes siiamaani nii hästi mussi ei tee. Okei, andke andeks saad. Ülikõva. Selline päris küte on, jah? Jaa, ei võiks öelda, oota, ja see nüüd oli aasta hiljem või paar aastat hiljem peale seda esimest teost? Ütleme jah, ma arvan, et seal mingisugune... Paar aastat hiljem. 2-3 aastat hiljem. Ei, vägev nagu nüüd selles mõttes minul ei ole küsimusi selle teose kohta, sellepärast, et ma küsisin neid ennem, et täiesti arusaadav on see, mis sa mainisid esimene lugu, kui me lasime seda ja küsisin su käest, et kust sinu nagu see influence ja kõik see tuleb, see tõepoolest tuleb sealt teist poolt seina sinu venna poolt, et see on äge. Algus oli väga kõva, see meenutas Death Gripsi. Death Gripsi ka veits, jah. Ja represent Death Grips. Nagu iga podcast, et notice me sent by. Ja lõpuks äkki tuleb siia, vaata, õpib eesti keele selgeks ja räägime poistega juttu, vaata. Ma ei tea, on nad Eestis käinud see, sorry, off topic, aga Death Grips. Eestis nad ei ole käinud, on minu teada Poolas vist kõige lähemal käinud, aga nüüd, kus juures kuna kõik on siin Death Gripsi fännid, kes seda podcasti ka kuulavad ja teavad, millest ma räägin, siis neil on praegu rämedalt tuurideite välja tulnud, neid tuleb album järelikult. Okei, cool. Ja kui nad tulevad siia Eesti lähedale, ma lähen sinna, ma teen vlogi, ma siis tahan neid taga tänavad. Okei, kuule, tehke, kui te tahate Hansule tuju heaks teha, siis kõik evendi korraldajad ja inimesed, kes nagu tegelevad siis ürituste korraldamise ja siis artistide kohale kutsumisega, siis kindlasti tšekkige ja vaadake Death Gripsi, millest Hans räägib ja mida Hans naudib. Jaa. Võt. Nii, no selge, aga võtame siis ilma pika jututa, ma arvan, järgmise loo. Just siis Hansu poolt. Ja kuna sa tegid sükest trikki, mul on midagi Maiduga tehtud, siis mul on mingi väike luup,
nii. millega ma kunagi olen jauranud ja siis sina oled siin midagi muutnud, aga ma ei tea, mida. Okei, üllatas. Ja selles suhtes, et ma eile kuulasin korra seda ja ma praegu näen seda heli, nagu seda rida ja siis ma näen siin ainult kikke ja snare'i, nii et ma ei tea, mis asi see täpselt isegi on, ma ei mäleta enam. Okei, sa üllatad meid sedasi, et sa isegi ei kuula korraks üle asju, mida sa lased, vaata. Okei, ei põnev selles mõttes. Ei, no, nüüd tuleb kõige ausamad reaktsioonid. Ei, no muidugi. Okei, ja see ongi põnev. Aga see on väga lühike, nii et... Sekund. No nii. Läbi. Ja läks. Yeah. Järjekordselt selline mõnus, seekord veits külm, veits streigivaibilik, selline siin oleks küll Heido Heiti vaja. Siin oleks vaja väga Heido Heiti ja Low-Endi. Aga siit saab jälle mõnus asja. No ja täpselt, siin on pigem jälle see, et nagu esimeses podcastis mainisime, et tegeleme sample backidega, et me oleme nii produktiivsed poisid, et me tegeleme just praegu 4. podcasti ajal sample backi ka. Ja see läheb sinna. Ja, täpselt. Nii et olemus. Ja, üliäge, ülivinge. Et maitsin võib, ma arvan, et me siin, eks me otsime siin podcasti ajal ka kindlasti nagu oma kohta siin podcastil ja sellepärast need podcastid, kus me oleme siis kolmekesi, kus meil külalist ei ole, me veits eksperimenteerime ja me laseme nagu oma mõtetel joosta ja hetkel spontaanne mõte oligi see, et noh, meil on siin see küsimustik, et ma annan selle pigem Maidu kätte, sest ma pean kaameratega tegelema ja Mait siis saab aeg-ajalt nagu järgida seda ja saab meile ka mingid huvitavad küsimusi esitada, et no vahel, et noh, selles mõttes, et mingi ülevaade on olemas. Okay. Ma nüüd ennem kui sa esitad küsimuse, Mait, ma arvan, et ma lasen ka enda teose ära, mul on täpselt 3 minutit aega. Ja siis ongi loo aeg ja siis läheb edasi. Ja, et võtan siin nüüd järgmiseks, ma mõtlen, okei, ma ei kujuta ette, mida see YouTube algoritm teeb, ma hakkan nüüd nussima ajusi inimeste, või tähendab, vabandust, et ma nii ütlen, vaata, et pigem nagu meie ajusi nussima. Et mul oli kunagi siuke komme teha... Jaa, teha muidugi seda kindlasti, jaa, täiega. Tavalisi komme, by the way. Jah, kalav. Jah, et aga ühesõnaga, mul oli siuke komme vahel, kui mul inspireerisid mingisugused käigud, mingisugustel lugudel, siis ma kopeerisin neid 100%. Vahest nagu ütleme nii, nagu kuidas, ma ei saa öelda remake, vaata. Või mõnes mõttes on nagu remake, selles mõttes, kui sa nagu vahetad kõik asjad ära, aga jätad käigud. Ja siis ma ei hakkagi ütlema, mis teos see on, kes tunneb ära. Aga niimoodi mina õppisin siis muusikat teistmoodi lahkama. Et üks asi on seda kuulata ja siis seda nagu enda asja luua, teine asi on ka vahest tükeldada tükkideks kellegi teise teos ja näha, mis seal täpsemalt toimub. Tänu sellele ma soovitan siiralt inimestele, kes nagu muusikat teevad, et see on hästi hea viis, kuidas õppida. Et võtadki juppideks asja ja ehitad uuesti üles. Mina tegin seda antud juhul midinootidega täiesti nullist, et ma ei sampeldanud midagi, vaid kasutasin oma instrumente. Ja ilma pikema jututa tuleb siuke ilus, mõnus luup, siuke lühike, et ma panen ta isegi siia järjestikku, et me saame teda nagu 2 korda kuulata. Ja siis siin ta on. Kes arvab ära, millega tegu? Nii, sorry, vabandust. Nii. Kes arvab, millega on tegu? Ma tean, aga mul ei tule nime praegu. Täpselt sama. Nii, oota. Ja uuesti. Mul on nagu keele peal. Kui nüüd, ma võin endale ka margi täis teha hetkel endale, sest ma fact checkin seda asja. Aga Savi, ma ütlen vihje, kui te arvate nii ära, siis ju siis on õige ka. Aga kui läks valesti, lubage mul ka aeg-ajalt mööda asju panna. Tegemist on soomlasega. Ma lugu tean, aga mul lihtsalt ei tule meelde. Ma võin puitu panna? No ütle.
anna veel vihjeid. Sellepärast, et Boom Funk MCs. Vaata, ma ei suuda nagu, ma pean nüüd mingi hetk kaamerat näppima minema, et vot me teemegi nüüd niimoodi, poisid, arutage omavahel korraks kiirelt, ma lähen järjekordselt korraks pildist eemale ja vahetan meil kaamerat. Jookse, ruttu. Me mõtleme nii kaua. Okei, soomlane. praegu mul tuli väga huvitav, et aga noh, ma tean, et see ei ole, aga ma võin öelda, et Taruud. Muidugi ei ole Sandstorm. See ei ole Boom Funk MCs, see ei ole Erasmus, see ei ole Ville Valo. Aga väga huvitav, et ma võin öelda, et see nimi on nagu kuidagi sul nägemuses või kuidagi nagu visioonis või vaata, saad sa aru, kui mõned asjad on sul nagu siinsamas kohe, sa kuidagi näed neid, aga see midagi on puudu, mis selle käivitaks, et sa ütleks seda. Ma nagu tunnen selle loo ära, aga ma lihtsalt nagu, kõik muu on blank, ma lihtsalt nagu see meloodia. Väga huvitav, mul on ka niimoodi, et vahepeal tuleb nagu lähemale see asi, aga ma ikka ei tea ja siis kaob ära. See on, aga anna alguse tähed ja ma ütlen kohe. Ville Valo või? Oligi või? Aga miks ma ei seosta seda lugu temaga? Sellepärast, et ma pean fact-checkima. Okei, siis ma mõtlesin võib-olla on ka. Ja kui see on Ville Valo, siis ma saan oma sõbra kana ees peksa. Joana või? Ja, et vaatame, ei no ma võin ka peksa saada, mis Ville Valo, see on tegelikult, ma ei tea, Erasmus. Ma olen huvitav situatsioonis üks, mis saab peksa. Ja, et Okei, ja Eldur vaatab. Ja ma vaatan nii kaua rääkige midagi põnevat veel, et kuidas teile, väike spoilimine, ma esitan küsimuse teie, rääkige meie kallite kuulajatega, kuidas siis hetkel teile kogu see podcasteri elu teile on meeldinud? See on keerulisem, kui ma arvasin, et see on, et nii palju tehnilisi probleeme, sul on nii palju tööd vaja teha ka graafikate ja muude asjadega, kõik pildid, blablabla, sul on nagu see keerulisem, kui mina arvasin. Okei. Ja mis sa, Mait, arvad? No huvitav on selles mõttes, et keeruline ta otseselt ei ole tehniliselt ja kõige muud. Aga ma arvan, et lihtsalt see, et kõigi nende asjade, kuidas öelda, et nii palju asju on juurde tulnud seoses kõik selle korraldamisega, et keeruline selles mõttes, et see töömaht on nii suur tegelikult. Jah, seda küll, et see paika panemine ja kõik, kus peab olema ja kõik detailidel tähelepanu pööramine aga see on lihtsalt huvitav see, et tänu sellele tuleb nii palju asju üles, mida sa nagu niisama ei avasta, vaata. Nagu sa näed, et nagu see ei ole tõesti niimoodi, et sa paned lihtsalt heli tööle ja kaamera tööle ja kõik toimub. Jaa, täpselt. Nii, nagu minagi, ma tegin ka väikse apsaka, aga õnneks vaata, et seda ei näe. Pärast Hans räägime. Igastahes, tegemist on Him, Johnny in Death ja kas Himis ei ole Ville Valo? No Eeldril oli õigus, mu mälu ei petnud, thank God, ma olen lege. Tegelikult see on Him, mitte Ville Valo. On ju Ville Valo, kui Ville Valot ei ole, siis nagu ei olegi. Ville Valo on Himis, aga ta ei ole. Ja, Joanna, tule räägi Hansuga nagu, et kogu Him ongi Ville Valo. It's all about him. Ja, täpselt, võt. Okei. Ja nüüd ongi käes, ma poisid pean teie käest küsima, kuna me nagu ikka, meil on kombeks siis nagu podcastide puhul, kus me oleme kolmekesi ilma külalisteta, olla veits vabam, veits mitte nii formaalne, siis küsimus on selline, et Mait, palju teoseid sa meile üldse siia ette valmistasid ja palju Hans, mitu teost sina meile ette valmistasid, et siis me oskame niimoodi jooksvalt edasi minna? Sa küsisid Maidu käest esimesena, aga ma panin 5. Ei, no kui selles mõttes ongi seal 3 küsimust, nii et ja täpselt, ja nii et põhimõtteliselt tulebki viimane nii-öelda, okei, selge. Et siis parim, mis tol ajal ja kellel lugu ja ühesõnaga Mait on meile esitanud sellise küsimuse siin, et sa oled number 3 punkt siis või? Okei, et sinu arvates parim track, mille oled kunagi valmis saanud ja mille üle võid uhke alla. Aasta oli siis küsimärk. Nii,
ma arvan, et see võib põnev tulla nüüd, kui teades Maidu diskograafiat siis nii-öelda, mis me hetkel oleme kuulnud, et ja Maidul on see väga hea lugu, ma arvan, võib-olla tean. Mis selle nimeks on? Ei, ma arvan, et ei tea. Ei tea või? Ei tea. Võib-olla kuskilt korra kuulnud võib-olla. Aga, võib-olla, okei. Ma juba näen kuupäevast. Nii, see tuleb siis Catfish Evilness. Catfish Evilness, okei. Ja nüüd ma panen... Ehk siis eesti keeli nagu peaks olema õel kurjus. Catfish. Catfish, ma lugesin Catfish Evilness. Catfish Evilness, jah. Või siis ütleme kiuslik õigemini, kiuslik kurjus. Nii, kuulame siit juppi siis või? Nii, ja nüüd ma panen jälle ta niimoodi tööle, et pärast on vaja post-productionit. Palju õnne, Hans. Okei. Aga see on sama Hansu kala, nii et... Fucking cool. Mina olen seda lugu kuulnud, mina tean. See jääb ka vaata võrreldes selle eelmise looga, siis mis eelmine oli selline breaks, see on rohkem selline dark step sinna jääb. Ei, kõlab hingelt. Selles mõttes siit ma küsikski sinult esmalt mõningad küsimused ja siis laseks samamoodi meie oma teoseid. Aga ma küsingi kohe sükse punkti, mis sa oled ise meile siia ette toonud ja mis mind väga kõnetab, on see, et kes on sinul olnud eeskujud ja andnud inspiratsiooni muusika loomearengu teel? Me oleme rääkinud küll vilksamisi sinu vennast, aga... No ma arvan, et jah, peamine, ütleme, liin tuleb nagu sealt, et ütleme... Žanrid näiteks, ütleme, kõik need artistid ja, nagu... Aga lähmegi näiteks sinna koheselt, vabandust, ma siin peatan nii, aga et näiteks žanrid mulle pakub väga huvi, et mis muusika siis sind nagu sel ajal kõnetas väga ja mis sind praegu kõnetab? Algusaegadel, eks ma alustasin ka nagu sellise breakbeat, selline, mis ta on seal, 140 tempo seal ja... Siis ma tegin alguses seda ja siis eks sealt läkski nagu kiirema peale üle. Ja kus sa praegu oled, ütleme näiteks, et ma tean sealt palju oli nagu trumbass on ja nüüd aktuaalne kraam, eks ole, mida meie oleme kuulnud siin stuudios, mida sa teed, et lihtsalt, et siin natukene nagu
tiisida inimesi, mitte et me midagi laseme, vaid pigem, et verbaalselt käime selle üle, et kus sa praegu jõudnud oled, ma mõtlen just audio poolest. Selline mingi paus ka olnud, vaata, kus nagu midagi ei tee aga stiil just. Ja selline, ütleme, viimased trackid seal ongi tulnud seal mingi downtempo ja rohkem sinna psybient, vaata selline psy-chill, rahulikum väga ja selline, kuidas öelda, et rohkem nagu eksperimenteerinud, et konkreetselt ongi niimoodi, et aga jah, muidu võib nagu sinna kanti nad panna, et Üliäge, selles mõttes, et kindlasti poisil on kraami, mida te tahate kuulda. Kindlasti on. Ma ei ole ise nagu, mulle elektrooniline muusika meeldib, aga ma olen nagu nii suur hull fänn selle üle. Et kui mulle läheb see väga peale, et ma ise nagu muidu sükest kraami nagu... Ja peale Prodigy, mida me oleme koos mänginud, et selles mõttes, et ma saan aru, kuhu Hans tüürib, et Hans on, ma arvan, selline, et kui ta nagu elektroonilise muusikat nagu niimoodi kuulab, siis ma arvan, et ta läheb ka nagu rohkem, mis on selline süngem ja kurjem. Ja industriaal. Mulle meeldib kusjuures väga noise muusika nagu Mersbow. Kas sa tead? See on Jaapanist. Ei, ma saan aru, mis kanti sa räägid. Vennale konkreetselt nagu ei olegi peale noisi nagu mitte midagi muud. Kõik on analoog noise. Ja et see süke gramm mulle meeldib ka. Kusjuures eks mul tuleb endal ka vahel ette, kus ongi niimoodi, et sa kuulad nagu, kui kõrvalt vaadates võib-olla väga selliseid huvitavaid, kus ongi niimoodi, et ega suht nagu näiteks muusikat otseselt ei olegi, aga lihtsalt see ja kuuladki nagu sellepärast, et see viib lihtsalt nii teise kohta, mida lihtsalt teised stiilid nagu kunagi nagu võimelised ei ole, et mulle konkreetselt nagu meeldibki nagu mingi lainega nagu kaasa minna, et otseselt nagu mingit rütmi või midagi sellist nagu polegi mul alati vaja kuulajana nagu ja mulle meeldib kõvasti ka näiteks troonimuusika, et näiteks troonimuusikasse on mina nagu suure emotsiooni, kuigi seal on lihtsalt nagu üks noot ja see frequency lihtsalt muutub nagu õige pisut. Tean, võin kaasa rääkida, et tean, kuidas Hans, meil oli siuke nagu ühiselu või ühiselamus, elasime koos Hansuga 3 aastat ja natuke peale, meie koos siis nii-öelda. Ja tean, millest tüüp räägib, et ise isiklikult ei kuula niimoodi valikuliselt seda muusikat, aga kui ta seda mängis, siis oli tegelikult päris põnev kuulata ja tõesti väga pikkade intervallide peale siis muutub asi, et väga laugelt, väga rahulikult üleminekud on seal minuteid pikad tegelikult. Ja siuke huvitav, täiesti teistmoodi asi. Aga rääkideski sellest, kui Hans juba läks selle peale, et mis muusikat Hans kuulab pigem ja see, ütleme siis niimoodi, et tegelikult ju see muusika, mida me kuulame, see kajastub ka kindlasti kohati meie teostega. Küll ei ole see alati nii ilmselge selles mõttes, et Hansu pool on see nagu eriti huvitav, et ma ei tea küll, kas tal praegu on midagi sellist lasta, just üks troonikanti asja. Kindlasti ma pigem spekuleerin mitte, et seda te saate tulevikus kuulata, aga ilma pikema jututa äkki Hans, lased meile? Ma lasen ühte lugu, mis ma viimati SoundCloudi uploadisin. Ma ei ütleks, et see on üks minu parimatest teostest, aga see on üks värskematest teostest. Ja seda saab hetkel aktuaalselt ka kuulata. SoundCloudis, link below. Okei, super, üllata meid. Et ma lasen siit nagu väikse jupi, et siin ei ole küll kõvasti variatsiooni, aga mulle ta meeldib.
et see on kõvasti nüüd inspireeritud süükestest artistidest nagu näiteks Suicide Boys. Ja siis ma olen siin kõvasti säpeldanud lihtsalt kõiki nagu nii, kuidas mul on õige tundunud. Ei, selles mõttes don't be shy with it, nagu selles mõttes, et ülikõva kraam, ülitugev kraam. Mina tahaksin siia veel vokaali peale saada, nii et kui keegi tahab siia vokaali peale panna. Jaa, kindlasti, nagu selles mõttes, nagu ma ütlesin, Ants teeb vägevat kraami, see tegelikult kusjuures on ka kuulda, see ambience, mis seal taga on kõik, see ongi see troonilik kraam tegelikult, mida Ants kuuleb, aga lihtsalt on nagu lühemas vormis või et need vahetused toimuvad märks kiiremini, et kui... Täpselt, et see on kinda süke nagu dreamy, et ma kasutan delaysid ja ma kasutan sidechain'e igasuguseid basse, et see sound võimalikult veidraks ja venivaks ajada, aga et ta nagu ei kaotaks ka oma rütmi, ütleme niimoodi. Mulle meeldib, ta ongi niimoodi, et vaata, beatid nagu beatid ikka on ja rütm selline taga ja värk ja, aga see sügavus ja see, et ütleme, et ta nii tehtud, et ta viib nagu kohe ära, et ta viib rännakule, et ta ja see ongi nagu see õige, et kui nagu inimesel on kontakt kohe nagu mingi sellise allikaga täpselt. Siis see ongi nagu see, kus ta puudutab seda õiget kohta ja kus sa nagu nakatad nii-öelda külge. Täpselt. Ja kusjuures esitaks siin samamoodi Maidu poolt koostatud küsimuse, et kes on sinul olnud eeskujud ja andnud inspiratsiooni muusika loomearengu teel, et räägi veidi. Ma enne mõtlesin selle küsimusele, kui sa seda Maidult küsisid ja millegi pärast heli kadus korraks. Ma kuulsin ka seda. Okay. Aga see oligi, see käib beatiga kaasa, aga päris elus me oleme koos mussi teinud ja siis ma saaksin öelda, et nagu inimesed internetis, kes nagu oskavad midagi ja jagavad oma teadmisi, et need on nagu olnud minu main influence'id selles suhtes, et nagu nad on meid õpetanud. Aga mis puudutab nagu muusikat või artiste, see valik on lihtsalt nii suur ja lai, no praegu ma kuulan millegipärast ma kuulan praegu palju The Weekndi, siis ma kuulan Death Gripsi, siis ma kuulan industriaalmuusikat ja siis ma kuulan Suicide Boys näiteks praegu päris palju, kuigi Suicide Boys minu arust teeb sama lugu lihtsalt mitu korda järjest, sama temaatika ikka, seda ka see minu jaoks lihtsalt toimub. Tulles Suicide Boyside peale on nagu see, et mina kui siuke ma olen sinu kõrvalt teda kuulanud, et ma ei pane neid lugusid ise mängima, aga nagu minu jaoks on küll see, et poisid suudavad luua hästi head vibe'i, nagu see atmosfäär ja kõik see on nii õige ja mõnus. Lihtsalt lüürilisel poolel ma võiks öelda, et nad korduvad kogu aeg. Minu jaoks, nagu temaatika on üks ja sama kogu aeg, nad ei taha kasvada, nagu jääb mulje või mulle, et vaata, et... Mulle ka, ma just mõtlesin üks päev nagu selle peale, ma olen nagu nende tuuri asju vaadanud, et nad on nagu, välimuselt on kõvasti muutunud. Ma usun, et Scream, nagu see kõhnem tüüp ja rastadega, et see, mis tema nagu räägib, et on nagu tõsiselt sügavas depressioonis, sellepärast, et ta ongi nagu siuke inimene paratamatult, aga mulle tundub, et see teine tüüp nagu mitte nii väga, et mulle tundub, et tema nagu elab päris head elu. ma loomulikult täielikult spekuleerin, nad on privaatsed inimesed selles suhtes, aga mulle tundub, et Scream nagu reaalselt ei suuda sellest kohast ennast nagu välja kaevata. Okei, päris huvitav. Ja ei, võib küll olla, see on päris huvitav analüüs, et kindlasti, kes see Death Gripsi, või kes see Suicide Boys'i kuulab, andke teada. Aga see on paljud artistidega minu arust probleem, et nad nagu ei kasva või jäävad mingisse teatud kohta kinni. Ma ütleks nagu, et see on minu enda puhul ka nagu sarnane mure, aga lihtsalt, kui ma vaatan nagu väga paljusid artiste, kes mulle meeldivad, nad tihti jäävadki nagu oma samadesse muredesse lõksu. Ja nad ei liigu sealt välja. Ja ei võib küll nii olla. Ma arvan, et seal on see, et ma leidsin praegu selle külje, et vaata, kui alguses tehakse ja siis mingi aja pärast nagu leitakse see koht üles, et mis, või see track näiteks, et mis hullult läheb, on ja siis ongi nii, et hakatakse nii-öelda seal kloone nagu nii-öelda vorpima. No jah, sa võid vaata see Benny Banessi, eks ole, vaata ehe näide oli vaata tol ajal see... Üks asi on see, et see on lugudega nagu meloodiad ja asjad, aga ma arvan, et mingi lüürika kui sellisega on sama asi, et kindlasti. Nii, et mingi kindel... Ja see ei loe, vaata, mis meedium, eks ole, et olles see nagu verbaalne, tulles see klahvide pealt, on see mingi, see tahes tahtmata, see tuleb meiega kaasa. Seal ongi see, nagu Hans ütles, see kinni jäämine.
aga see on kahepoolne asi, see on kahtepidi mõistetav, selles mõttes, et sa võid jääda kinni lihtsalt inimese nagu arengu poole pealt ja siis sa lihtsalt arvad, et noh, et sa jäädki seda tegema, sa ei oska midagi paremat. Või siis teine pool on see, et sa meelega lood sellist kraami elu lõpuni, sellepärast, et see on minev olnud. Aga samas seal on see, et kui sulle meeldib, siis pole probleemi. Ja miks mitte, nagu AC/DC tegi. AC/DC ütles väga avalikult, et nad teevad samat albumit mitu korda. Ja, seda ma olen ka kuulnud. Ja toimis neil, et selles mõttes siis selle kinni jäämine, kui sa valid selle koha, kus no sa tahad. Siis selle kinni, aga lihtsalt kui mina rääkisin kinni jäämine, siis mõtlesin nagu rohkem sellest, et inimene tahaks nagu, võib-olla tahaks areneda, aga ei suuda areneda. Või ta ei saa arugi. Või et ta ei saa arugi, mida ta teeb. Et see on nagu see negatiivne pool kinni jäämisest. Ja, kindlasti. No nii, aga vaat tulles nüüd siis siia nagu teemale, nüüd on siis nii-öelda Elduri kord. Siin on siis, ma toon jälle üles selle punkti, võib-olla mõned kuulajad vahepeal olid kuskil ära. Nimelt Mait esitas küsimuse, et sinu arvates parim track, mille oled kunagi valmis saanud ja mille üle võid uhke olla. Aasta oli siis. Ma toon esile ühe loo, ma ei saa öelda, et see on nüüd see lugu, mille üle ma kõige uhkem olen, aga see on väike preview minu tervest või noh, minu tulevast albumist, mille üle ma olen väga uhke. Ütleme siis nii, et ma vastaks sellele küsimusele sedasi, et terve see album on siis see asi, mille üle ma olen väga uhke ja tervikuna olen selle üle väga uhke. Ja see peaksid ka ja kui see valmis saab veel, mis siis saab? Ja, vaatame, eks näeme. Aga ma lasen teile siit väikest juppi. Paneme lihtsalt lämmegi. Ma arvan, kuna minu lood on siis natuke veidi pikem, et siis ma lähen kohe kuskile sisse. Pane jah, kuskilt põhimõlge peale hakkab. Ei no vaatame, mitte päris põhimõll, aga hüppame kuskilt sisse. Ja siin ongi Amfi tulev album, nime ei ütle, loo nime ka ei ütle. Lugu räägib enda eest. Ja, täpselt, ja nii on. Ja, bass mulle väga meeldib sükke mõnus kind of acid kind of resonance'i. Nice. Terve album selles mõttes, nii palju ma saan öelda, et leidub hapet. Ilmtingimata kindlasti ei ole happemuss, aga leidub elemente. Söövitab su hinge, aga heas mõttes. Ja, thanks. Nice save. Et jaa, tulleski nagu selle juurde, et ma võingi siin nüüd nagu isegi nagu selle küsimuse uuesti nagu esile tuua, et kes on sinule olnud eeskujud ja andnud inspiratsiooni muusikaloome arengu teel. See on kompleksne küsimus minu jaoks selles mõttes, et mul on nii palju erinevaid elemente, kus seda tulnud on, et ütleme nüüd muusika koha pealt, artistide koha pealt, kindlasti
Chemical Brothers on mulle andnud selle albumiga mingisugust hingamist. Orbital on mulle andnud mingit hingamist. Prodigy, seda oleme kuulnud lapsest saati. Tegelikult ka vana trance, siin leidub, selles albumis leidub trance'i. Kindlasti, mingid, vaata, kui ma nüüd nimesid nüüd mainin, ärge nagu oodake nagu sõna peale või nagu sellist nagu täpset koopiat, et pigem sealt on lihtsalt inspiratsiooni ammutatud. See ei ole nii, et ATP, eks ole, et nüüd on võt just sellised käigud, ei kindlasti mitte, ma ei ole seda sorti tüüp, ma teen enda asja. Aga jaa, Armin van Buuren, Ferry Korsten, Mait Levandi, kindlasti Andrus Valtenberg, Sex Machine, Pharmacooligans nii-öelda, kõik mu lähedas, sorry, ma nüüd puhusin mikrofoni, see on kindlasti ülitüütu. Ja siis ka veel oma sõbrad, Hans, Henri Rähn, sorry, kui ma ei jõua kõiki mainida, et kõik mu sõbrad, te teate, nii sõbrannad kui sõbrad, et ei ole ainult artistid, et kõik lähedased inimesed minu ümber, Ingmar Kailit, Fredi Lond, keda nägite siin podcastil, sa leiad elemente igalt poolt. Täpselt, et nii seal ja täpselt nii sealt Orjalaagrist Soomest, kus me olime inimesed, kes seal ka olid, et te teate kindlasti, kellest ma räägin, te tunnete ennast ära. Te kõik olete mulle andnud jõudu oma, et aitäh siiralt kõigile, suur tänu. Ja loodame, et album jõuab mingi hetk päevavalgusele ja eks te siis saate juba face to face mulle feedbacki anda, et kas teile meeldis ja kuidas teile meeldis ja kui ei meeldinud, siis miks ei meeldinud ja vot. Ja nüüd siia lõppu, ma arvan, et meie podcast hakkab vaikselt lõpupoole jõudma. 56 minutit. Ja, et meil on, nagu ma mainisin, kombeks, et siin, kui me kolmekesi asju ajame, et me oleme veits vabamad. See, mis me esimeses podcastis teile lubasime, selle me tegime ära. Loodan, et teile meeldis. Järjekordselt mainin. Kirjutage meile, andke meile feedbacki, pange meile mingisuguseid mõtteid, mida te soovite. Eks sel hetkel rääkige meiega, me kuulame. Täpselt, kirjutage, kribage meile. Aga nüüd, tulles korraks nagu siukse nalja peale veel tagasi, et vaata, ma üllatasin ennem siin Maitu, eks ole, kui ma lasin lugu, mis meie noorena koos oleme teinud. Siis ma leidsin enda arvutist kõva ketta pealt siukse huvitava asja, mille on Hans-Henri Rähn teinud. See on hoopis teisest nurgast asi. Jaa. Sellega on siis nüüd sedasi, et Hans on nagu praegu meile rohkem pigem sügise hip-hopi ja sellist, ongi põhimõtteliselt pigem sellist räpiga kanti asja lasknud. Ja nüüd on siis süke asi, kuna Hans, nagu te näete, siin on ka kitarrid. Need kitarrid on Hansu omad. Hans on pigem selline instrumentalist või kuidas öelda, siis mängib kitarri. Mina mängin ka, Mait mängib ka veidi, aga me oleme pigem stuudiomuusikud selle koha pealt, et me mängime mingisuguseid riffe, me sampeldame seda ja siis mängime veel mingeid riffe peale, siis sampeldame neid oma korda ja siis ehitame käike kokku, aga Hans pigem mängib selliseid keerukamaid akorde ja talle pakub nagu see pool nagu pinget. Muidugi siin me ei saa võib-olla keerukatest akordidest rääkida, aga me saame rääkida sellest pealkirjast ja pealkirjaks on Ma olen armunud MP3. MP3? Ja siit ta tuleb meile nüüd, kallid kuulajad. See on pigem siuke tore, mõnus, sõbralik pann. What the fuck was that? Ja see on siis Eldur sinu juures sisse salvestatud. Ma ei mäleta. See on see teos, millele sa oled kõige uhkem või? Ei, see on Hans-Henri. Ma ise mõtlesin ka, et viimane teema oli nagu see. No oligi. Ma see lasingi viimast teema. See kõige uhkem, see tuli loomulikult, et aastaid vaeva tasus endale. Jaa, täpselt. Tegelikult viimane tuleb, see tähendab seda, et sinu kõige uusim lugu.
aga see oleks huvitav, kui see oleks nagu Hansu Simlu. Ei, see, vaata siin, et segadust mitte tekitada, siis ma lasin ennem just hetk tagasi enda parimat teost ja see, mis ma praegu lasin, on minu parim teost. Hansu parim teost. Mozart, minna tagasi, kõik. Ei, pigem lihtsalt, et siis te teate, kus suunas Hans liigub ka telitagustes, noh, selles mõttes on täpselt. Ühesõnaga, see oli lihtsalt üllatustrack nagu. Lõppu üllatustrack, jah, kuulajatele. Sest küsimused said vastatud ju kõik. Ja sellega siis lõpetamegi tänase päeva, tänase podcasti. Meid saate jälgida nagu alati. Kohast? Mina ei tea, jumala pohhu. Instagramis Kelder Records, minge ja mina olen Hans Vaip HHR. Te ei tea, mis Vaip tähendab, aga te saate teada. Ja mina olen Amfi da Cat Instagramis, leiate mind sama nimega ka TikTokis, leiate ka Kelder Recordsi TikTokist ja Mait ja mind hetkel leiate Keldrist. Ta on kinni seotud. Ta on kinni seotud ja õhtuti me anname talle pakinuudleid ja saab hakkama küll. Täpselt, nii nagu me kaameramehega tegime, aga teda enam ei ole, vaat. Pähklitest ei piisanud. Hea küll, tšau, olge tublid. Tšau, davai.